et seekord selline pilt ja ma isegi ei tea pealkirja. Kindlasti sellel on pealkiri sellel pildil, aga võib-olla see polegi hetkel minu jaoks kõige tähtsam asi. Ja sellel konkreetset nagu pealkirja ei olegi olnud, et ma aeg-ajalt mõnedele töödele nagu tekib pealkiri, aga mõnedele maalidele ei teki nagu otsest pealkirja, et suurele enamusele otsest pealkirja nagu ei teki. Et see kas siis muutub või midagi. Selle ma maalisin 10 aastat tagasi. No nii, juubeli maal. Aga kuidas asi siis töötab, et ei olegi mitte niimoodi, et mul tuli idee, kus kasvab välja ka nimi ja siis ma maalin selle või on see, et sa hakkad lihtsalt midagi maalima ja siis aeg näitab, kas sellele saab ka nimi, et mul jäi see nüüd lahtiseks nagu. Tegelikult see on väga hea mõte, aga sellega on mul niimoodi, et ma mõtlen neid asju, nagu mida ma maalima hakkan. Ma ei mõtle neid sõnalisel kujul, vaid ma mõtlen pildilisel kujul, et ma mõtlen, mis pildi ma nagu teen, aga selles ei sisaldu sõnu nagu selles mõttes, et mul ei ole sõnalist inspiratsiooni, kui ma hakkan midagi tegema, et see mõtlemine toimub pildilisel kujul ja siis ma sellepärast ka võib-olla ei suudagi konkreetset pealkirja panna, kuna ma ei vii pilti sõnadesse kokku. Aga kas siis nagu pärast ikkagi sa lõpuks nad ikkagi mingil hetkel nimetad siis ära või jäävadki selline nimeta 1, nimeta 2? See on ka variant ja mõni kunstnik kasutab seda, aga ma seda nagu kasutanud ei ole, et ma nimeta panen. Et aeg-ajalt on tekkinud, et vaatajatel tekib mingisugune idee, mis selle pealkiri võiks olla. Ja siis ma mõtlen niimoodi, et opa, et see on küll jube lahe pealkiri, et selle võikski täitsa panna, et ma olen mitmele maalile teinudki pealkirja konkursi, panen pildi maalist Facebooki ja siis küsin rahva käest, et mis te arvate, mis selle pealkiri võiks olla, et pilduge ideid, no. Ja siis mõni idee tuleb ikka nii hea, et siis ma mõtlen, et aga see võiks täitsa olla. Et no mina siin kohal, mul tekkis nime idee. Millegipärast tuli selline, ma võin kohe seletada ka, et miks see nii on, aga tead on selline nagu see makrokosmos ja mikrokosmos. Nii nagu üleval, nii ka all. Miks? Mida ma näen siin? Mida mina näen siin? Siin on, eks ole, inimfiguurid, aga siin on nagu ka sellised märgid nagu avatusest ja suletusest. Et nagu piiritu avarus või avatus, eks ole, ja siis on nagu piirangud või selline suletus. Nii, ja kas ei võiks mõelda nii, et ühtepidi meis, me oleme nagu see mini-universum või mikrouniversum, et väidetavalt, et meis sisaldub kõik see, mis on olemas universumis, on ka meis olemas. See on nagu see piiritud võimalused ja piiritu avarus, kogu see füüsiline keha ja kogu see olemus, aga samas see võib olla ka meie suurim piirang, selline tellise sein, mida ma siin näen, minu jaoks kangastub nagu piiranguna, ta on ikkagi väga selline jäik ja piiritlev või piirav. Ja see on väga huvitav nagu, et see mõte võib siia täiesti juurde minna. Et kuigi ma alustasin, need siluetid olid mul alguses mõeldud nagu aknad seinas või midagi sellist ja sealt lõpeb sein ära. Aga ma mõtlesin selle pildi välja nagu pildilisel kujul, et sõnalist lugu mul sellega ei olnud sellisel kujul, et mul oli nagu visuaalne lugu, et ma mõtlen piltides. Aga see on väga huvitav mõte, et see on nagu, tundub täitsa nagu sellega kokku minev teema. Ja, aga vaata sellega ongi niimoodi, et ega mina ka ei tea, et nii kui ma puutun kujutava kunstiga kokku, et ma ei ole kunstiasjatund. Et kuidas siis nagu lähtuda, et me saaks ju lähtuda nagu mitut moodi, et kas läheneda kunstile siis nii nagu kriitiku pilguga, et kui vaadata tehnilist teostust ja kompositsiooni ja kõik seda värvikasutust ja maalitehniliselt ja nii edasi. See on üks viis läheneda versus nüüd see, et ma võin olla täielik võhik ja ma olengi, eks ole, kunsti koha pealt, aga kui ma nüüd puutun sellega kokku, et mida mina näen, tunnen, mis mõtteid või tundeid see minust tekitab. See on oluline osa, et iga maal nagu ongi ühtlasi ka väljakutse nagu, et sul tekivad sellega omad mõtted ja kui sul tekivad tööga mõtted, siis
siis sellest juba piisabki, et sa ei peagi asjatundja olema, piisab sellest, kui sul tekivad sellega mõtted, et kui see sind mõtlema paneb. Et see esitas sulle väljakutse mõelda. Et see on nagu üks oluline point, nagu mis kujutava kunsti juures on. Aga ilmselt... ma ei ole otseselt ette dikteerinud, mida selle juures peab mõtlema. Sellepärast mul ei ole ka teatud määral pealkirja, et see on üks põhjus. Teine põhjus on see, et ma mõtlen pildilisel kujul. Aga teine põhjus on see, et mul ei ole nagu konkreetset asja, mida seda vaadates peab mõtlema või kuidas sellest peab aru saama, et ma ei ole seda ette dikteerinud ja ma ei ole seda sätestanud. Et siin on just sinu mõtteruum on see, mis sind käima tõmbab. Aga ilmselt, ja selleks see ongi. Ilmselt siin on ka selliseid erisusi, et aga võivad ju olla ka sellised tööd, kus ongi nagu selge taotlus on sees, eks ole, et peakski panema kõiki vaatajaid sarnaselt mõtlema, tundma, ta on nagu abivahend millekski, näiteks ütleme meditatsiooni abivahend, et kui ma kasutan mingit sellist pilti, olen seal ees, siis ta viib erinevad inimesed sarnasesse seisundisse näite. Ja, see on nagu konkreetselt, selle nimi on nagu, see on nagu kontseptualistlik kunst teatud määral, see on eraldi kunstiliik. See on ühetähenduslikud tööd, et neil töödel on ette nähtud üks konkreetne tähendus, see on kontseptualistliku kunsti üks tunnus. Et neil on ühtselt sätestatud arusaamisvorm nagu. Minul seda ei ole, mina ei ole kontseptualistlik. No näed, ma saan jälle targemaks, et tegelikult ilmselt ongi erinevad viisid, et üks on ju ka see, et mul jäi nüüd kõrva see, et sinu see maalimise viis on see, et sul tekib selline kujutluspilt, et seda teksti osa ei olegi, pealkirja veel ei ole, aga sul on mingi nägevus või pilt, mille sa siis maalid ja sa ei tea sel juhul ka ette, kuidas või mis tundeid see tekitab või kuidas see töötab teiste inimeste puhul. Ja, täpselt ei tea muidugi. Ma ei saagi seda täpselt teada, sest enamus inimesi on erinevad. Versus siis see teine liik, kus on see kontseptsioon väga selgelt sees, see taotlus sees, eks ole, ja mis peaks siis viima kõik vaatajad nagu sarnasesse seisundisse. Ahaa, et siin selle puhul jääb mul suur vabadus tunda ja tõlgendada täpselt nii, nagu minul on ja ei ole õiget ega valet. Ja, just nii. On pigem nagu see koht või see, mis see minu jaoks tähendab. Ja, see võib homme tähendada sinu jaoks midagi muud. Just nimelt, et see ei ole isegi veel ühe persooni, ma ütleme, et ühe vaatamise põhine, vaid see võib ka ajas selle sama inimese jaoks muutuda, see tunne või emotsioon. Ja rääkimata teise inimese jaoks. Aga siis ju, kas tekib siis niimoodi, et siis see on seda tüüpi siis kunst, eks ole, kus ei olegi võimalik nagu põhimõtteliselt sellist informatiivset pilti luua, eks ole, vaid me saame rääkida mingitest seisunditest, kas siis erinevate inimeste puhul või siis ka ütleme minu enda puhul erinevatel aegadel, eks ole, et seda tüüpi, et siit ei edastu, ei ole väga selget seda kontseptsiooni, mis siit nagu edastus. Ja nii ühte kui teist, osadel töödel mul on ka mingi konkreetne lugu, kus nad on tulnud ja neil on konkreetne mõte nagu, aga enamus on sellised vaba tõlgendusruumid, kus ma ei ole tõlgendust ette näinud täpselt. Ja et jah, mulle meeldib küll tunda siin täna sellist tunnet, et jah, see ongi nagu ütleme see meie füüsiline kehastus siin maailmas, et ühtepidi see on piiritu avarus ja kõik võimalused, teistpidi see on meie suurim piirang, mida me ka püüame vahel ületada siis, et oma füüsilise keha piiranguid, eks ole. Aga need mõlemad pooled on meis on olemas. No jah. Et see on huvitav, et see on see, mida mina praegu siit kaasa saan küll seda pilti vaadates, et just nii nagu üleval, nii ka all või see makrokosmos, mikrokosmos. Ja just paneb mind mõtlema see, et võt need samad need inimfiguurid, et see seos just selle inimesega, selle füüsilise olemusega, eks ole. Jah. No nii. Aga põhimõtteliselt siis, võt me rääkisime enne ka, et huvitaval kombel, et kui meil ei ole kõigil seda piisavat kogemust sellise kunstiga üldse, me oleme vähe kokku puutunud ja nii-öelda seda tarbida. Et jah, et muusika, see on meile kätte saada, see on autoraadios ka mängib muusika. Ja igal pool. Ja, et see on nagu laiemalt levinud,
aga tegelikult täpselt samamoodi meie meeli erutab ja mingid assotsiatsioone ja seisundid tekitab, eks ole, siis kujutav kunst ja ei peakski nagu suhtuma liiga niimoodi, et me peame seal tundma nii või naa, et see kontseptsioon ei ole nagu nii täpne ja tähtis. Aga samas ta võib olla selline suurepärane, tõeliselt suurepärane abivahend, eks ole, enesest teadlikuks saamiseks. Seda küll. No üks ja sama laul võib ka erinevaid inimesi panna erinevalt tundma. Nagu, et kuigi mingisugused sarnasused on, aga erinevatel inimestel on ühele ja samale sõnale ka erinevad tähendused teatud määral, et see sõna ei ole ühe tähendusega kõikide jaoks, et laulud mõjuvad ka teatud määral erinevalt. Samamoodi kujutav kunst on samuti kultuurivaldkond nagu muusikagi. Aga siis sellisel puhul ma tahan veel sellise asja küsida üle, et tegelikult on ka kriitikul ju tänamatu töö sellise mittekontseptuaalse kunsti puhul, eks ole, et kui ta üritab ära arvata, mida kunstnik tahtis öelda, mida ta tundis või mida ta arvas, siis see on tegelikult ju suhteliselt mõttetu tegevus. Siis sellises olukorras ka see kriitik saab rääkida kõigest, kuidas tema tunneb ja kuidas see talle mõjub. Selles mõttes küll, et no kriitiku tööd selles mõttes avada sellist asja, et siis ta saab avada enda silmade läbi nagu. Kui ta teab seda, et seal ei olegi sellist asja nagu ühte konkreetset ideed taga, siis ta tõenäoliselt saab sellega ka töötada, sest sellist nagu mittekontseptuaalset kunsti on olemas. Et kunst jaguneb mitmeks, et on osad tööd, millel on üks konkreetne tähendus, kuigi ka neid tööid võib vaadata ilma seda kontseptsiooni teadmata teistmoodi. Kindlasti, aga ilmselt tuleb ikkagi vahe sisse, et ma täna siin selle jutu põhjal võin järeldada, et nagu see on ikkagi erinevad lähenemised, et sellise mittekontseptuaalse kunsti puhul me saame rääkida oma lugu, kuidas mina tunnen või kuidas see minu looga haakub või haaku või mis tundeid ta minust tekitab. Seda küll, jah. Ja hinnanguid andmata.